teine toode, mis on saanud nagu väga head kasutamist ja meie lõunanaabrid tõepoolest müüvad seda sadades tuhandetes liitrites, on Teotrek. Et me räägime siinkohal lämmastikust ja väävlist, mille kasutamine jääbki just sinna nii-öelda õitsemise ette. Ja kui me sellest räägime, siis meil on nagu tehnoloogias pakkuda kas siis vahetult enne õitsemist, pärast õitsemise lõppu, teadupärast ei soovitata õitsemise ajal neid pritsida, eks ole. Et on võimalik jagada need kasutused ära või siis teha ka kas vahetult enne või vahetult pärast. Et kui reeglina see norm on 4-5 liitrit, siis kui jagada neid, siis võiks teha nii-öelda 2,5-3 enne ja 2 pärast. Et see oleks see, mis nii-öelda jagatud kasutamisel, aga kui üksinda minna, siis kindlasti on see üks selline toode, millega ei tasu normide vähendamisega väga mängida. Et see on selline asi, et seal 4-5 liitrist hakkab see efektiivsus pihta. Ja meil on ka Eesti tingimustes päris ilusad katsetulemused siin eelmisest aastast ka, kus siin saagi juurdekasvud, näiteks rapsil olid üle 300 kilogrammi, nisul olid ka seal nii-öelda ligi 0,5 tonni. Et see kogus, mis sealt tagasi tuleb just selle nii-öelda lämmastiku ja väävli andmisega, tuleb saagis tagasi. Ja mis selle point on? Point on väga lihtne. Tegelikult hoitakse ja me kõik ju teame, põllumehed meil on selle kordi ja kordi rääkida, et lipuleht tuleb puhas hoida. Ja see ülemine ots, et see on see, kus sinna veel seda saaki moodustab. Ja samamoodi ka siis, kui rapsil juba, et mõtled ka, et oot, et ma lähen pärast õitsemist veel pritsima, et mis siin enam nagu päästa on, et kõik juba suundub sinna nii-öelda koristamise poole. Aga alahinnatakse seda, et ka pähik ise ja terad ja ka rapsikaunad, nad mõlevad suudavad fotosünteesida edasi. Et mida sellega tehakse, hoitakse see kõder või hoitakse see ülemine tipp ja pähik elastsena, hoitakse ta fotosünteesi võimelisena ja ta fotosünteesib seal üleval siis seemnete veel suurust ja seda kvaliteeti just ülesse. Et me oleme näinud Teotreki kasutamisel siin, mina olen alati öelnud seda, et Jara julgem nagu öelda, et 1% nii-öelda proteiini tõusu. Et siin on küll mehi, kes väidavad, taavad rusikaga vastu rindu, ütlevad, et mina olen iga aasta 2% saanud nii-öelda õlisuse lisasust või proteiini ülesse. Et seda ma ei julge lubada, aga põllumees teab seda väga hästi, et kui sul on proteiin seal nii-öelda 12,9, siis küll oleks magus, kui ta oleks 13 või kui ta oleks 13,9, oleks 14 ja see hinnavahe, mis sealt tuleb nende kategooriate erinevusest, see maksab selle päris ilusti tagasi, lisaks siis saagi juurdekasvule.